Kas POTS aitas kaasa sellele, et Mackenzie Shirilla põhjustas autoõnnetuse, milles hukkusid Dominic Russo ja Davion Flanagan. Me vaatame läbi Shirillaga peetud sõnumeid, et näha, kas leiame selle seisundi kohta mingeid tõendeid ja mida kohtud selle oletatava diagnoosi kohta ütlesid. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Tead, kui ma seda osa salvestasin, vaatasin andmeid ja mõtlesin, issand, isadepäev on kohe käes. Kuhu see aeg küll kadus? Ma ütlen sulle, kui sa otsid ideaalset kingitust kõigile isadele, siis tutvus Chef IQ Sense nutika lihatermomeetriga. See on saladus, kuidas valmistada restorani tasemel toitu ilma stressita. Olenemata sellest, kas oled kogenud grillmeister või proovid sel suvel lihtsalt mõned steegid grillile panna, muudab see nutikas termomeeter mängu täielikult, sest enam ei juhtu üleküpsetamist. Pole enam seda, et ma arvan, et see võib valmis olla. Ei. Chef IQ ütleb sulle täpselt, millal sinu liha on igas etapis valmis. Lihtsalt sisesta juhtmevaba andur. Vali oma eelistused, hängi niisama, lõõgastu ja oota äpi märguandeid ilma, et peaksid grilli kohal passima. See töötab ka ahjude, suitsuahjude, pliitide ja kuuma õhu fritüüridega ning iga valgu puhul veiseliha, kanatiivad, lõhe. Tõsiselt, sel isadepäeval on aeg panuseid tõsta. Sõnamäng polnud tahtlik ja kokka enesekindlalt. Kasuta koodi Sidebar, et saada kogu saidilt 40% soodustust aadressil chefweek.com. POTS. Posturaalne ortostaatiline tahükardia sündroom. See on meditsiiniline seisund, mis on Mackenzie Shirilla juhtumi puhul üsna palju esile kerkinud. Juhtum, mis on pälvinud kogu riigi tähelepanu. Juhtum, mis on sotsiaalmeedias plahvatuslikult levinud. Juhtum, millest kõik räägivad. Juhtum, millel oleme siin Sidebaris palju keskendunud. Aga ma tahan POTSi natuke rohkem uurida. See on midagi, millele me pole seni aega pühendanud. Ja ma tahan seda uurida, sest see oli tema kaitseargument. Seega tahan seda uurida Shirilla sõnumivahetustes. Ma tahan uurida, kuidas seda kohtuprotsessil esitleti, sest lõpuks on süüdi mõistetud mõrvar seda väitnud. Just see seisund aitas kaasa õnnetusele. Kui ta sõitis autoga 100 miilitunni kiirusega vastu seina, tappes 2 kaasreisijat, oma poissõbra Dominic Russo ja tema sõbra Davion Flanagani. See juhtus 31. juulil 2022. Shirilla mõisteti vandekohtute kohtuprotsessil kohtuniku poolt süüdi 4 mõrvas, 4 raskes kallaletungis, 2 raskendatud surmaga lõppenud liiklusõnnetuse põhjustamises, 1 narkootikumide omamises ja 1 kuritegelike vahendite omamises. Tal oli missioon ja ta viis selle täpselt ellu. Missioniks oli surm. Ainult Mackenzie otsustas vajutada gaasipedaali põhja ja kihutada selle sõiduki 90–100 miilini tunnis. Ainult tema otsustas, mis saab olema. Mackenzie otsustas, et surm oli tol päeval lõppeesmärk ja ainult tema tegi selle otsuse Dominicu ja Davioni eest ning ta küsis korduvalt, kuidas ta saaks selle saavutada. Jah, tõendid näitasid, et ta hoidis gaasipedaali all ega proovinud kordagi pidurdada. Shirilla on aga sellest ajast peale väitnud, et ta ei mäleta, mis juhtus. Ta ei mäletanud avariid, ta ei mäletanud, mis sellele eelnes. Tema ja ta perekond on väitnud, et see on POTS. Et POTS, see meditsiiniline seisund, mis võib põhjustada pearinglust ja minestamist, aitas kaasa sellele, mis juhtus, et ta võis teaduse kaotada. Kohtuprotsessil, ja me räägime sellest veel, ei esitanud tema meeskond ühtegi ametlikku meditsiinilist diagnoosi. Ükski meditsiiniekspert ei andnud tunnistusi. Samuti ei olnud tõendeid autorikke kohta. Tõsist joobeseisundit ei esitatud. Nii et esitatud tõendid, vähemalt prokuratuuri poolt, olid sisuliselt sellised, et ta tegi seda tahtlikult. Ja pärast tema 2023. aasta kohtuprotsessi, kus ta mõisteti süüdi, määrati talle eluaegne vanglakaristus võimalusega tingimisi vabastamiseks alates 2037. aastast. Ja nüüd on ta palju uudistes tänu Netflixi dokumentaalfilmile The Crash, kus ta ütles, et ta ei ole koletis. Sellel kokkupõrkel ei olnud mingit tahtlikkust, et ta armastas Tomi. Üks asjadest, mida ta dokumentaalfilmis ütles, oli tsitaat. Kõige loogilisem oletus näib olevat meditsiiniline hädaolukord. Aga kui temalt küsiti, et kuidas sa siis suudad autot kontrolli all hoida, kui sul on selline meditsiiniline hädaolukord, eks? Ta vastab, pidurdamist ei toimunud. Ma ei ole kindel, sest mul puudub selle hommiku kohta igasugune mälestus. Aga ma tean, et midagi sellest ei olnud tahtlik, sest see ei ole minu loomuses. Ma tahan seda natuke uurida. Ma tahan uurida, kas seal on midagi. Varsti kutsun siia doktor Daniel Böberi, kohtupsühhiaatri, et seda analüüsida. Minu teada on ta tegelikult ravinud POTSiga patsiente. Kui te kuulete, mida Shirilla on väitnud, kas see vastab tõele?
Okei, aga kõigepealt tahan teha midagi teistsugust. Ma tahan vaadata läbi sõnumid, mida Shirilla on saatnud Shirillale. Kus on huvitav? Me püüdsime leida sõnumeid, mis puudutavad potsi. Ma mõtlen, et olgu selge. Me vaatasime kõik need sõnumid läbi. Me ei leidnud midagi, mis oleks otseselt seotud potsi endaga, aga siin on mainitud meditsiinilisi probleeme. Ja kas ta kirjeldab potsi? Ja me jõuame selle juurde hiljem, aga kuulake nende vestluste kuupäevi seoses 31. juuli 2022 õnnetusega. Ja näiteks Mackenzie ema, Natalie, annaks tunnistusi. Me räägime sellest ka hiljem rohkem, aga ta ütleks, et Mackenzie'l diagnoositi POTS 2017 aastal. Ja ometi, nii palju kui meie nägime, ei paista olevat sõnumeid, mis seda otseselt kirjeldaksid, kuid sümptomid, mida Mackenzie näib kirjeldavat, on just see POTS. Las ma toon teile näite, mida ma mõtlen. Shirilla, 2. juuli 2022. See on vaid mõned nädalad enne õnnetust. Tsitaat. See, mis mu just oli ilmselt kõige hullem minestus, mida ma olen valutaseme poolest kogenud. Ma kardan, see läheb ainult hullemaks. Nüüd kirjutab Tom Shirillale 2. juulil 2022. Aga sa võid võtta vitamiine, mis aitavad verevoolu parandada. Samuti veel üks sõnum Tomilt. Mida ma ütlen on see, et su veresooned ei tööta korralikult, et piisavalt verd aiu jõuaks. Sellepärast sa kaotad teadvuse. Samuti Demilt. Peamised minestamise põhjused on seotud verevooluga. Proovime sulle anda vitamiine, mis seda toetavad. Shirilla vastab ühel hetkel. Kas sa siis ütled, et mul on vitamiinipuudus või midagi sellist, millest ma ise ei tea? Dom vastab, ei. Nüüd on asi selline. Need minestamisega seotud vestlused toimusid tegelikult juba enne õnnetust. Ma räägin aastatest enne seda. Vaata seda, 8. veebruarist 2020. Shirilla kirjutab, mul oli täna väga halb minestus. Isa Tom kirjutab, kuidas, mis juhtus? Shirilla, ma isegi ei tea, ma lihtsalt minestasin otsekohe. Ja on palju vestlusi testide kohta, mis on huvitav arvestades, et tema ema väidab, et talle pandi diagnoos 2017 aastal. Aga kui sa lähed aastasse 2021 näiteks, 25. juuni 2021 kirjutab Tom, millal sa hakkasid end halvasti tundma? Kas see on sellepärast, et sa pole söönud? Shirilla vastab, põhimõtteliselt hakkas mu selg lihtsalt väga hullult põletama. 29. aprill 2021. Shirilla kirjutab, kas sa tead, mitu korda ma olen testi teinud, et nad ütleksid mulle, et see pole midagi? 9. veebruar 2021. On raske midagi teha, kui su kõht on pidevalt valus. 18. veebruar 2021. Shirilla kirjutab taas. Ma olen teinud kõik võimalikke veste. Kedagi ei huvita minu valu. Ma ei usu isegi, et keegi seda usub. 8. veebruar 2021. Kui sa ütleksid mulle, et sul on valu, ükskõik mis see ka poleks, oleksin ma sinu kõrval valmis sinuga koos olema ja tegema kõike, mida vajad. Aga tundub, et sa ei suuda sama teha. Jällegi see on Shirilla kirjutis. 18. märts 2021. Shirilla kirjutab. Vabandust, kallis, ma jätsin su lihtsalt magama. Ma ei suutnud isegi ringi kõndida. Mu selg valutas nii väga. 18. veebruar 2021. Shirilla kirjutab. Kõik käituvad, nagu ma tahaksin terve päeva lihtsalt sooja votiga kerra tõmmata. Tom kirjutab. Kas on paremaid arste, kelle juurde saaksid minna? Shirilla vastab. Ükski arst ei saa aidata. 25. juuni 2021. Shirilla kirjutab. Siis läks asi väga halvaks ja mitte miski ei aidanud valu vastu. Ja siis äkki oksendusin lihtsalt. 3. märts 2022. Shirilla kirjutab. Nad üritavad mulle ärevusvastaseid ravimeid anda. Mis asja? 3. märts 2022. Arst ütleb mulle, et kanep on minu jaoks halb. Nüüd räägin ma nendest sõnumitest veelgi rohkem ja tahan saada doktor Boberi arvamust, et analüüsida, mida tema sellest arvab ja kas ta leiab, et ta kirjeldab potsi sümptomeid. Aga ma tahan korraks minna kohtusse, ma tahan minna apellatsioonikohtusse, et vaadata, kuidas nemad hindasid seda, mis toimus esimese astme kohtus potsi osas ja kas Mackenzie Shrilli süüdimõistmine tuleks tühistada. Pea meeles, et ta kaevas selle edasi. See on apellatsioonikohtu arvamusest ja nad kirjutavad oma otsuses järgmist. Shirilla väidab, et tõendite kogum näitab, et Shirilla ja Russo suhe oli fataalse õnnetuse ajal heas seisus. Burlinghouse ja Raja nägid neid vahetult enne õnnetust ega märganud midagi ebatavalist. Tassid, kes tundsid Shirillat ja Russo, Grola, Shipley, Shirilla ema, tunnistasid samuti, et need kaks tundusid armunud olevat.
Shirilla toob välja, et tema potsi seisund võis põhjustada meditsiinilise probleemi, mis viis õnnetuseni, või võis tal olla mõni muu tervisehäda, näiteks südameatakk või krambihoog. Shirilla väitis, et avarii võis olla põhjustatud hajameelsest sõidust või lihtsalt hooletusest, mis on vastuolus detektiiv Heiso ütlustega, kelle sõnul sõitis Shirilla sageli hajameelselt või hooletult, nagu tema sotsiaalmeedias näha oli. Ta väidab, et kõiki neid võimalikke muid seletusi armesse võttes räägib tõendite kogukaal otsuste vastu. Esther Sang tunnistas, et töötab Metro Healthi meditsiinikeskuses traumakirurgina. Pooled leppisid kokku, et doktor Sang on traumameditsiini valdkonna ekspert. Shirilla uuriti pärast õnnetust. 31. juulil 2022 meditsiiniliste andmete kohaselt kurtis Shirilla valu, tsiteerin, kõikjal. Uuring näitas, et tema hingamisteed olid terved, hingamine ja vereringe olid normaalsed ning tema pupillid reageerisid normaalselt. Ta oli ärkvel ja orienteeritud. Shirilla ema teavitas meditsiinitöötajaid, et Shirillal oli varem diagnoositud POTS, mis võib põhjustada patsiendil ebatavaliselt kõrget pulssi. Meditsiinitöötajad ei täheldanud mingeid südame-veresoonkonna, neuroloogilisi, liigese ega lihassümptomeid. Unehäirete, ärevuse, mälukaotuse, desorientatsiooni, tähelepanematuse ega depressiooniga seotud sümptomeid ei täheldatud. Ja tehtud elektrokardiogramm näitas, et Shirilla südame elektriline talitlus oli normaalne. Ristküsitlusel, ilmselt kaitse poolt, tunnistas doktor Sang, et verehapniku sisaldus 82 oleks enamiku inimeste jaoks ebanormaalselt madal. Dr. Sang tunnistas veel, et POTS-iga patsient võib kogeda pearinglust või peavalu. Meditsiinipersonal hindas Shirilli seisundit umbes 2 tundi pärast teatatud õnnetuse aega. Inimene, kes on saanud krambihoo või väikese insuldi, võib olla 2 tunni jooksul taastunud. Nii et ehk ongi põhjus, miks tema hindamise ajal ei paistnud, et tal oleks pots või et ta kannataks potsi all. Aga võib-olla on sellele seletus. Coes jätkab öeldes, et mis puudutab Shirilli füüsilist tervist, siis Natalia, see on taas Shirilli ema, kes andis tunnistusi, on näinud, kuidas Shirill on vähemalt 2 korda potsi sümptomeid kogenud. Natalia kirjeldas oma arusaama, et see seisund võib põhjustada madalat vererõhku ja suurenenud südamelöögisagedust ning võib panna inimese teadvuse kaotama. Ristküsitlusel tunnistas Natalia, et Shirillale diagnoositi POTS 2017 aastal Cleveland kliinikus. Natalia ei suutnud meenutada arsti nime, kes diagnoosi pani. Natalia viis Shirilla arsti juurde pärast seda, kui Shirilla ühel korral köögipõrandale kukkus. Arstid panid diagnoosi ja andsid Shirillale seisundiraviks soolatablette. Shirilla võttis tablette või sõi soolast toitu, tsitaat, vastavalt vajadusele. Pärast diagnoosi on olnud paar korda, kus Shirilla tundis, et tal on soolapuudus või ta tunneb end uimasena ning ta istus maha ja sõi küpsiseid või mõnda muud soolast toitu. Natalia tunnistas, et ta aitas Shirillal pärast potsi diagnoosi 2 korda juhiluba taotleda ning kumbki kord ei avaldanud nad seda haigust. Natalie tunnistas, et Shirillal oli nädal või 2 enne õnnetust potsi episood ning ta ütles, et see oli väga halb, pole ammu nii hull olnud ja ta kartis, et see võib veel hullemaks minna. Natalie tunnistas, et ta ei viinud Shirillat arsti juurde ega piiranud Shirilla sõiduõigusi. Doktor Sang tunnistas, et on võimalik, et Shirilla võis meditsiinilise läbivaatuse ajal näida normaalne, kuid tal võis siiski tekkida meditsiiniline hädaolukord, näiteks krambihoog või väike insult. Teised tõendid muudavad selle võimaliku seletuse ebamõistlikuks. Näiteks eitas Shirilla juhiloa taotlemisel nii enne kui ka pärast õnnetust, et tal oleks olnud terviseprobleeme. Pealegi nihutas keegi käigukangi käsitsi tagasi sõiduasendisse pärast seda, kui see oli vahetult enne õnnetust pandud neutraalasendisse. Ei esitatud ühtegi tõendit selle kohta, et mõni tervislik seisund oleks võinud põhjustada Shirillal samaaegselt võimetuse gaasipedaalilt jalga tõsta või pidurit vajutada, samal ajal kui ta tahtlikult käigukangi käsitses. Tähelepanu hajumisest tingitud juhtum ei ole samuti kooskõlas kohtuekspertiisi tõenditega, mis näitavad, et Shirilla ei võtnud kordagi jalga gaasipedaalilt, isegi siis, kui auto sõitis äärekivile, lendas õhku, maandus ja jätkas liikumist tellisseina poole. Shirilla esitas oma seisukoha kohtus ja kohtul oli õigus tagasi lükata kõik osad osariigi tõenditest või tunnistajate ütlustest, mis olid vastuolulised või ebausutavad. Me ei saa öelda, et tegemist oleks erandliku juhtumiga, kus tõendid räägivad tugevalt kohtuotsuste vastu. Nagu ma ütlesin, nüüd tahan ma kutsuda doktor Daniel Boberi, kohtupsühhiaatri, et sellest rääkida. Suur tänu, et leidsite aega, härra. Alustame siit. Mis täpselt on POTS? Millised on POTS-i sümptomid?
POTS on posturaalne ortostaatiline tachycardia sündroom. See on põhimõtteliselt sündroom, kus püsti tõustes tõuseb sinu pulss, kuid vererõhk ei muutu. POTS-i sümptoomiteks võivad olla pearinglus, värisemine, väsimus ja tegelikult minestamine või teaduse kaotus on üsna haruldane. Tavaliselt seda ei esine. nii et sa ütled, et sinu kogemuse põhjal on minestamine, teaduse kaotus või juhtunu mitte mäletamine POTS-i puhul haruldane. Väga sageli esineb POTS koos nähtusega, mida nimetatakse vasovagaalseks sünkoopiks, kus sünkoop ehk ajutine teaduse kaotus tõesti toimub ja inimesed minestavad. Selle juhtumi juures on huvitav see, et tõelise POTS-i korral ei ole minestamine tavaline nähtus. Ja see on veelgi haruldasem inimesel, kes on lamamas asendis või istub, nagu näiteks autot juhtides. Tavaliselt oodatakse POTS-i sümptomeid inimesel, kes seisab püsti. Mul on nii hea meel, et sa seda mainisid, sest see oli see osa, mida ma olen viimased paar nädalat proovinud mõista. Kui ma uurisin POTS-i kohta, siis sain aru, et see on seotud sellega, kas sa seisad püsti või oled mingis asendis. Kõnnid, aga istud autos. Nüüd mängime korraks kuradi advokaati, sest ma olen alati mõelnud, ma olin nagu, kuidas see saab mõjuda, kui sa lihtsalt istud seal, sa ju ei... Kui keegi on tulises vaidluses või vihane ja ta istub ning juhib autot, kas võib tekkida raske POTS-i episood, kus tekib tüsistus? Ja keegi tõesti tunneb pearinglust või keegi tunneb end uimasena või keegi kaotab teadvuse, kui ta juhib autot mingi vaidluse ajal lihtsalt vastuargumenti esitades. See on võimalik, aga see ei ole tõenäoline. Olgu. See peaks juhtuma täpselt õigel ajal või õigel hetkel. Olgu. Ja sul ei oleks tahtlikku liikumist. Sa ei saaks autot juhtida. Sa ei saaks kiirendada ega aeglustada. Sa ei saaks, tead küll, pöörata nurga all. Nii et kui sa oled tõesti teadvuse kaotanud ja minestanud, siis sa ei suudaks teha neid tahtlikke motoorseid tegevusi, mida ta väidetavalt tegi. Las ma küsin nii, kas see on võimalik? Kas on võimalik, et kellelgi tekib POTS-i episood ja tal pole tegelikult mälestust? Tal pole mälestust sellest, mis juhtus. Kui kellelgi oli minestusepisood ja ta kaotas teadvuse, siis on võimalik, et teadvuse kaotuse ajal kaotatakse mälu. Kuidas te muide ravite inimesi, kellel on POTS? Seega kasutatakse erinevaid ravimeid. Näiteks üks neist on nimega midodriin, mida kasutatakse sümptomaatiliseks raviks. Aga POTS-i patofüsioloogia on väga keeruline. See hõlmab immuunsüsteemi, südamesüsteemi ja närvisüsteemi. Seda on väga raske ravida ja psühhiaatrina võin öelda, et POTS esineb sageli koos teiste haigustega nagu depressioon, ärevus või somatiseerimissündroom. Ja somatiseerimine tähendab sisuliselt seda, et psühholoogiline stress avaldub füüsiliste sümptomitena. Seega POTS-iga inimestel esineb sageli psühhiaatrilisi sümptomeid. Ja huvitaval kombel mõjutab see naisi 5 korda sagedamini kui mehi. Ja see on huvitav, kui mõelda Mackenzie Shirilla peale, eks? On olnud arutelu selle üle, kas ta üritas selle episoodi ajal endalt elu võtta. Kas ta oli, tead, ärev? Kas ta oli depressioonis? Tead, ma mainisin varem, mida tema ema oli tunnistanud või millest ta rääkis, et ta viis Shirilla arsti juurde, et Cleveland Clinic diagnoosis tal 2017. aastal POTS-i, et arstid andsid talle soolatablette selle seisundi raviks ja et ta sööks vajadusel soolast toitu. Kas see tundub sulle loogiline? No kindlasti see tõstaks sinu veremahtu ja see võib olla üks neist asjadest, mis kaitseks sind nende POTS-i sümptomite eest. Aga ma arvan, et kahjuks tema jaoks ei olnud ta eriti sümpaatne tegelane, arvestades tema käitumist pärast kuritegu. Ja ma arvan, et mingil moel on temast saanud sümbol sellele, kuidas vanem põlvkond vaatab nooremat põlvkonda, kes on sisuliselt elanud oma elu sotsiaalmeedia kaudu. Ja ma arvan, et nad tõlgendasid paljusid tema käitumisi kui kahetsuse puudumist. Nii et ma tõesti arvan, et siin on põlvkondlik lõhe selles, kuidas vanemad inimesed seda näevad ja kuidas Z-põlvkonna inimesed seda näevad. Pole kahtlust,
et tõendid tema vastu ei puudutanud ainult gaasipedaali ja käigukangi ning seda, kuidas auto oli paigutatud ja kuidas see seina tabas. Tõendid puudutasid ka seda, kuidas ta pärast seda käitus, näidates üles kahetsuse puudumist. Nii ütles ka prokurör. Samuti oli tõendeid, et ta käis seda teed varem luuramas, eks. See viitas sellele, et tegu oli planeeritud. Nii et siin oli palju asju. Tulles tagasi sõnumite juurde, mida ma varem mainisin, siis ta kirjutab, et tal on kõhuvalu ja ta kirjutab, et tal on seljavalu. Tema sõnul väga-väga tugev. Kas see on kooskõlas sellega, mida potsiga inimese puhul oodata võiks? See on see somatiseerimine, millest me rääkisime. Kui inimesel on füüsilised sümptomid, mis sageli viitavad psühholoogilisele stressile, võib see olla somatiseerimine. Nii et teisisõnu, kui ma õigesti aru saan, siis pole välistatud, et tal võis olla pots koos teiste seisunditega. Aga oleks ebatõenäoline, väga ebatõenäoline, et see oli sel hetkel õnnetuse põhjustajaks. Ma tahan lihtsalt veenduda, et saan sellest õigesti aru. See on õige. Nüüd ilmselgelt ei põhine apellatsioon praegu süül või süütusel. See põhineb protseduurilistel asjadel. Kas kaitsepoolne abi oli ebapiisav, kui pots oli siin tegelikult mängus? Kas tema kaitseadvokaadil ei olnud kohustust kaasata meditsiiniekspert, tuua välja meditsiinilised dokumendid, võib-olla rääkida tema raviarstiga, kes ravis teda potsi tõttu? Need on kõik asjad, mille kohta ma arvan, et vanemad väidaksid, et need oleks tulnud ära teha. Kas sa arvad, et oli huvitav, et nad ei kutsunud meditsiinieksperti? Jah, arvan küll. Ja see paneb mind mõtlema, et praeguses olukorras proovitakse lihtsalt kõike, et näha, mis töötab. See ei tähenda tingimata, et pots ei olnud siin teguriks, aga mulle tundub huvitav, et seda ei toodud algusest peale kaitsetaktikana välja. Ja jällegi, kui keegi ei kirjuta mulle ja ei ütle, sa jätsid selle vahele, Jesse, siis ma vaatasin sõnumid läbi ega näinud sõnumeid Sharilalt Sharilale. Ma mõtlen jällegi, parandage mind, kui ma eksin, andke mulle teada. Aastate jooksul räägita konkreetselt potsist ja kui mul on selles osas õigus, kas see pole mitte kummaline? Sest jällegi, sul on olemas selline tunnistus, et tal diagnoositi see. Aga samal ajal tead oma vestlustes valu kohta, mida ta kogeb, ei mainida seda. Kas see tundub sulle kummaline? Või on ehk võimalik, et ta ei teadnud, et tal see on? See tundub mulle kummaline ja need on ka asjad, mida ma tahaksin teada. Kui tihti ta käis selle arsti juures, kes ravis tema potsi? Kui sagedased olid tema visiidid? Mida neist haigusandmetest selgus, kui aktiivsed tema sümptomid olid või kui sageli need esinesid või kui palju need tema igapäevaelu segasid? Need on kõik olulised küsimused, aga tead, ärme unusta, et see süüdistatav on 17-aastane. Ja see oli ülemkohus kohtuasjas Roper versus Simmons, kes tunnistas selle vanuserühma inimeste suhtelist ebaküpsust ja vähendatud süüd. Ja see ei tähenda, et ta ei olnud vastutav ega tähenda, et teda ei peaks karistama. Kuid nagu ülemkohus ütles, on olemas arenevad sündsusnormid. Ja arusaam sellest, et selle vanuserühma inimesed tegutsevad mõnikord läbimõtlematult, mõnikord ilma oma tegude tulevasi tavajärgi kaalumata. Ja seetõttu arvan ma, et me peame seda vaatama ka selle nurga alt, isegi kui kuriteo järgnenud käitumine oli inimestele eemale tõukav. Ja enne kui lõpetame, küsin kiiresti. Ma ei tea, kas te nägite, mida ta dokumentaalfilmis ütles või kuidas ta kohtuprotsessi ajal käitus. Ma tean, et teil pole olnud võimalust temaga ise intervjuud teha, aga mõned asjad tema käitumises ja viis, kuidas ta käitub, torkavad silma. Mida te sellest järeldate? No jälle, eks kõik sõltub sellest, kuidas sa lugu jutustad. Kui sina ja mina seda vaataksime, võiksime seda käitumist pidada kalgiks, kahetsust mitte ülesnäitavaks, külmaks, et teda ei mõjutanud tema enda teod. Aga selle põlvkonna jaoks, kes tõesti elabki oma elu sotsiaalmeedias ja veedab seal keskmiselt 3-4 tundi päevas, võib see olla lihtsalt tavaline igapäevane asi. Nii, et see sõltub tõesti sellest, kuidas sa seda tõlgendad. Aga ma arvan küll, et ta ei teinud endale sellega midagi head, kui ta niimoodi käitus, arvestades selle teo tavajärgi. Dr. Daniel Bober, aitäh, et tulite ja jagasite oma mõtteid nagu alati. Hindan seda. Aitäh, Jesse!
ja see ongi kõik, mida meil praegu siin Sidebaris teile pakkuda on. Suur tänu, et meiega liitusite ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastis, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Te võite meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 idaaja järgi. Näeme järgmine kord. Kõigile head!